Kujutate pilti olukorda, head sõbrad, kui teil on näiteks suurepärane idee teha mingisugune toode, mis on näiteks söödav või joodav ja tahaksite, et see oleks maailma muutev, sest sellist mitte kuskil turul mujal pole, aga te ei tea, kas see toode, mida olete välja mõelnud, on ikkagi nii hea inimesele, kui teie sellele olete siis omistanud omadusi. Kui te tahate selle ära tõestada, et te saaksite pakendile panna mingisuguse vägeva märke, siis te peate tulema toidu ja fermentatsiooni tehnoloogia arenduskeskusesse. Kus sa töötad? TF Takis. Lühemalt on lihtsam, sõbrakene. Kui te tahate tõestada ära, et see toode, mis on siin ilusasti suletud pakis, kestab 8 aastat, siis te peate tulema siia, et te võiksite saada kinnitust sellele, et tõesti te võite selle märke sinna panna. Kui on sul kimchi-karbis ja tahate öelda, et üle miljardi elusa piimhappebakteri siin sees on ja see on kiudaane allikas, siis tuleb tulla TF Taki. Meie täna tuleme siia tööle. Aga enne seda, kui meid lubatakse üldse mingisugusesse laborisse, peame me ära tõestama, et me oleme piisavalt andekad, et üldse siia tööle saada. Ja kuidas seda tõestatakse, aga otse loomulikult läbi lõhnatesti. Tere, teadlane. Kas on teadlane? No võib öelda, toiduteadlased ongi 2 erinevat suunda, ütleks. Üks osa on, et meil on oma treenitud paneel, kes on siis oma lõhna ja maitse meeldega siis kõrgele levelile treenitud ja teine pool on siis tarbijad, kes tulevad lihtsalt hindama meeldivust, mida võiks siis muuta veel. Kuidas see treenimine käib? Erinevad lõhnaribad anname nuusutada molekuli kaupa ja siis peab ära arvama, et millega tegu on. Ja mida me ära siis tõestame, kui me oleme selle katse nüüd läbinud? Kuidas teil liitumine oleks treenitud paneeli, et kui palju peaks siis veel treenima juurde. Sa võib-olla ei tea, et ma olen ikkagi teaduses osalenud juba aastaid. Ma olen just sellises anumast doseerides maitsnud aastaid ja ma tunnen väga kiirelt ära, millise joogiga on tegemist. Ja sulle ju meeldib eriti, kui on külm ja on võimalikult vähe maitset seetõttu. Ja mõnikord on kibe. Aga siis selle tarbeks sa võtad kohe midagi peale, nagu näiteks selle küpsis. Just. Mina arvan, et meie teadlastega ei ole väga erinevad oma ajaloo poolest. Mul on siin kastetud ribad, mida see võiks meenutada. Mina ütlen, et see on vana hea düssess. Mina ütlen see barbarissi komm. Kui sa mõtled selle peale, mis oli vanasti oli düssess või pirni limonad, siis seal alati viskas natuke küünala keemaldaja lõhna, sest see kuidagi oli sellega juures. Seal on mingisugune taim, mida sinna barbarissi maitseks pandi ja mitte keegi ajaloos ei mäleta, mis see taim oli. Kui see nüüd on aine, mida pannakse jalatsite peale, et veekindlust põhjustada, siis see võib ka olla see aine. Atsetoonilõhn on meie peres pigem nagu meeldiv lõhn. Ütlen ausalt, seda on näha. Selline ühend nagu isoamüül atsetaat. No näed. Aga see ei ole see, mida ma kirjeldasena muidugi ootan, et tegelikult mõlema kirjeldused olid väga head. Klassikalisem on ikkagi see pirni kirjeldus või barbariss on ka üsna sarnane suund, et selline hästi magus puuviljane. Ühe veel. Oire. Kas võib keelduda ka nunutamast? See ei ole meeldiv. Ma ei ütleks, et ta ebameeldiv on. Liimitud puidu. Liimpuit. Mina ütleks ka, et mulle tuleb meelde mingisugune vineer. Ma ei tea, kas sina treisid? Ja ikka. Treipingi taga küünla jalgu, siis sa pidid sinna laki peale laskma selle treipingi peale. No ma loodan, et see ei ole nüüd mingi kohupiim või midagi. E2 nonenaal, selline ühend. Kurgikoor näiteks ja tegelikult ka võib-olla olete aias selliseid haisulutikaid näinud. Kas on olemas Eestis või maailmas tootja, kes ütleb, et kuulge, paneme selle pussaka lõhna ka natuke juurde, siis lõhnab ju hoopis paremini. Võib-olla mõni tootja tuleb meie juurde ja ütleb, et siin on väga tugev kõrvalõhn. Ja et mis asi see on ja siis me analüüsime ja leiame näiteks selle ühendi. Et see võib ka olla tagurpidi lahendamine. Täitsa lõpp, teil on jogurtis ja jumal hoidku need putukad. Algus on väga hea, te tundsite mõlemad lõhnu. See on juba positiivne. Kui ma ütlen, et ma lähen selle lõhnaga tagasi lapsepõlve, kujutate ette saekaatrid, sõidad mööda rattaga, värske õhk, võib-olla kuskil mõned lehmad või pussakad ja ma tunnen seda atsetaadi lõhna. Või see pole olema vastupidi, et see võiks olla midagi, mis on siin toodeteks selle laualõhnaga. Konkreetsemad jah, aga kui ei oska muud moodi kirjeldada, siis muidugi igasugused analoogid on teretulnud. Maitske kõigepealt aad, kui see on ebameeldiv, siis on meil ka süljatopsid. Ega need ei ole ju kuidagi ohtlikud ained. Ei ole. Kui on väga ebameeldiv, et siis me ei sunni kedagi. Mõnikord sõbrad sunnivad, kui ei taha. Võtan ühe kaupa, siis ei, võtad mõlemad järjest ja kui ei meeldi, siis kannatad ära. Ilusast teisipäeva. Lõhnatu. Ei ole lõhnatu. Kukkusid või? Jumala tugev lõhnaga on. Ma joon vett praegu. See on destilleeritud vett.
sa ei tunne midagi? Nagu seisnud vesi, noh. No inimesed naeravad sulle igatahes, ma eeldan praegu, kes seda praegu teab. Miks nad peaks naerma? Siin on täitsa maitse olemas, mõrkjas järelmaitse, mis keele tagaosas ikkagi natuke tekitab sellist me vaadata, et kas tugevam kontsentratsioon annab ka. Kuidas saab vesi 2 korda kangem? Ma ei tunne mitte ühtegi lõhna. Ei, enam ei tunne ka. Nüüd sa ei tunne. Enne mõtles, et näpud. No aga nuusuta siit, kui sa hakkad seda nuusutada, kas on natukene? Ja siin mingi lõhna on jah, aga see on tõenäoliselt su rasvased näpud. Mulle tundub nüüd siin nagu hoopis vähem seda maitset. No okei, ma saan aru, et mingisugune mõrksus või ma ei tea, kuidas eestikeelne nimi on, ma seda nagu hakkan tundma. Inimestel on 5 põhimaitset, panime ühe nendest siia sisse ja see mõrkjas oligi õige, et siin sees on tegelikult kofeiini lahus. Kui tundus, et see läks lahjemaks, see võis olla ka vabalt see, et maitsemeeled lihtsalt harjusid selle esimesega juba ära. Selle õhtul, kui on lõtuks läheb, alguses kime juba harjunud väga. Ja lõpuks on nagu vesi. Nii mugavalt nagu kuidagi on käes. Proovi see kuidagi kiirustab. Ei, mis segat läheme edasi. Kofeiin. Mis meil on need maitsed? Aha, mul natuke tuli magusat. Mõrkjas, magus, soolane. Umami, ja hapu. Keele külje pealt mingit magusat viskab. Kas tahate kangemaga üle kontrollida? Me võime kontrollida üle. Kangem sobiks hästi praegu küll, jah. Ilusad saabuvad. Ei no ikka magus. Ja nüüd läheb täitsa magusaks. Siis läks hästi meil, jah? Väga hästi, jah. Lõpuks hakkame asjast pihta. Asjale pihta saama. Ja asjale pihta saama. Asjale on pihta saama. Mul on see, et ma olen aju ära petnud, et ma päriselt võtma hakkan. Ma võtan vahepeal küpsise vahel. Kui tuleb ettevõtte teie juurde, ütleb, ma tahan teha jogurtit. No me Jüriga tunneme täitsa erinevalt. Nüüd inimene võtab selle jogurti, tema jaoks on ka erinev. Kas te peate proovima siis nagu täitsa nagu ühtlaseks teha, et kõik tunneksid võimalikult ühtemoodi? Põhimõtteliselt küll jah, et me nii-öelda kalibreerime nad ära sellega, et me treenime ennast ja proovime nagu võimalikult sarnaselt saada aru nendest intensiivsustest ja kirjeldustest. Teeme seda teist poolt, ehk siis olete siis osalemas pelmeenide tarbijakatses. Haljast alla ja väike pelmenšik peale. Halloo, tere, kas keegi ütleb ka, mis ma tegema pean? Mul anti viisad pelmeenid ja mindi minema. Kas juba pidi midagi tegema hakkama? Tere, mul on siin ka kambrikaaslane. Teda näeb sealt teisest luumest. Tervist! Mulle pandi ka pelmeenid ette. Number 1, 2, 3. Kollased pelmeenid. Teil praegu on erinevad proovid natukene. Ära siis vaata minu pealt. Mul tuleb siis 7-3-14 praetud pelmeenilaadne toode. Minu pelmeen on kuidagi traditsioonilisest pelmeenist nagu teistmoodi. Kas mingi teistsuguse jahuga tehtud äkki? Me peame kommenteerima lõhna, maitset, tekstuuri. Taiglane või siuke nagu võõras. Lõpuks nüüd seda taimetoidu pelmeen. Panen kirja enne ampsatamist. Keef. Tunda liigselt sellist võõrast õlimaitset, pole vist lihaga tegemist. Mõnu maitse jääb nagu keelele, see natuke häirib ja tekstuur on väga selline taiglane. Ma loodan, et ma ei hävitanud Eesti kõige populaarsemat pelmeeni praegu ära. Tuli järgmine pelmeen. Rohkem käsitööna näeb see pelmeen välja kui eelmine. Siia on nüüd igast möllu sisse pandud kuivatatud tomatit ja mingit rohelist. Tekstuur on kahtlane. Ma ei tea, miks ma olen võtnud sellise kahtlase seisukoha. Sulle tahetakse sööta sisse taimetoidu pelmeeni. Jah, ma olen jõudnud jänile ja ärge jamaga minuga. Saan eesmärkidest aru, aga siiski mitte minu jaoks. Nii, aitäh. Kõige neutraalsem neist on see lõhn. Kahtlustan, et äkki pole ka siin liha. Mulle tulid need kollased. Ma kirjutasin, et kõige lihasarnase ja meeldiv soolasus keelel, kanali ja aplia laadne, selline natukene kummias ja lõhn on võõrast. Kas sa sõid kõik ära või? Ma praegu arendan oma sensoorikat. No jumal hoidku inimesed, ennem läheb päev looja, kui sina oma asjadega valmis saad. Mitte pelmeenilik. Vabandan. Proua Valvur. Kas me võime kabiinist välja tulla ja anda oma tagasiside? Kas magustoitu antakse ka? Kuidas siis esmamuljed olid? Kui kõht on tühi, siis sööks ju kõik ära. Mis siis kõige lemmikum nendest oli? Meie kõige lemmikum oli see kollane. Lõhn oli nagu ei oska kirjeldada. Maitse kõige lihasarnase, meeldiv soolasus. Tekstuur kanaliha laadne, ma ei ütle, et see kanaliha on kergelt kummias. Lõhn oli lihane, enne ampsu oli pigem selline pelmeeni jahu, seal midagi muud polnud, mitte liiga intensiivne, aga kui ammustasid tükki ära, siis muutus lõhn väga positiivseks. Tema räägib siis emotsioonidest. Kuidas lõhn oli? Positiivne. Ei, no ma seda, et maitse oli. Positiivne maitse. No ma ei saa ju kõike täis kirjutada, see oleks ju pahandanud mu peale. Positiivne.
hiljem tuleb see rebu välja, sest ma siis hakkasin neid võrdlema, siis muutus ju positiivne neutraalseks, kui teine järsku oli parem. Siis ma ju täiendan, saad aru, see paneel on niisugune arutelu koht, sa ise arened ka. Maitse oli sümpaatne. Hästi maitsestatud. Kõige sümpaatsema maitsega pelmeenid, neid sa võid viia jumala ütle kingituseks. Muidu on pelmeene ei taha nagu lauale panna. Armsad külalised, võtke proovige sümpaatset pelmeene ja minu meelest on väga positiivse lõhna. Kuidas on? Ütleb sümpaatne. Me ei öelda, et inimesed on treenitud ja hakkavad nüüd rääkima, et nad tunnevad, ma ei tea, seda putuka lõhna, aga ka see märguanne, et see meeldib, positiivne. See on meile ka väga hea. Mida me sõime? Mis see meie lemmik on? Te oletegi väga terava meelega, et see, mis teie lemmik oli siis loomne, teised kaks olid siis taimsed. Ärge tulge mind korra petma. 2, 3, 4. See tundus nagu lõhna poolest rohkem taimsem ja tundus, et ta ei ole tavajahust tehtud. Sisu oli tomatine ja kirjutasin ka, et saan ideest aru, aga jääb natuke väheks. Ma kirjutasin, et lõhna on jätnud positiivse mulje. Ei kirjutanud. Ma tahtsin, kas tõesti? Maitsed, mina kirjutasin lihtsalt vahemeerpärased, aga mul on see, et meenutab kanaliha, aga ma ei usu, et see on kanaliha. Ei meenutanud. Minu jaoks meenutas nagu selles mõttes, et Kas küsiti, kas meenutab? tekstuur meenutab kanaliha, aga hakkliha, noh. Mida ta, ma ei saa... Ma ei ole nõus. Millega sa nõus ei ole? Ma Sa ei ole lihtsalt nõus. Kas selline tavapärane vaidlus teadlaste vahel on igapäevane? Teadlaste vahel küll, jah. Sa ei tundnud siin kanaliha. Selle ma saadaksin veel nagu retseptiarenduse tagasi. Väga ürdine, võõras, sidrun, hein või taimne ja mitte pelmeening tekstuur. Ja pole vist liha kirjutasin hüüumärgiga. Vist. Võib-olla lihtsalt halvaks läinud. Kui me siin niimoodi hindame selles boksis laboris, see on hästi nagu eriline keskkond, et siis sa vaatadki väga põhjalikult kõiki neid omadusi, et kui me serveeriksime need asjad kuskil lõunapakkumise sapukoort peale, et võib-olla siis ei pane üldse tähele. No seda kolmandat ma ikkagi ei võtaks ka lõunapakkumisesse. Palju sina sööd? Teeme nüüd nii, et sa ei hakka siin valikuid tegema. Kas me läbisime tõesti? Seda kindlasti. Ja kui kellelgi on veel huvi täpselt sama asja teha, et tulla siia meie juurde maitsma, siis tegelikult TFTAC-i kodulehe kaudu on võimalik ennast tarbijapaneeli kirja panna, et siis me saadame vahepeal ka kutseid ja kutsumegi täpselt selliseid põnevaid teste tegema. Kas päevas saab mitut tootegruppi ka maista? Eelroog, pearoog, magustoit? No sellist veel päris ei ole olnud, aga... Soovitus tõesti, et terve menüü koostada. Nii-öelda jookidega, eks ole, millise toiduga milline jook sobib. Seda kõike saab siin katsetada. Igal juhul meie täname, et te meid kutsusite. Ja ma saan aru, et meie seiklused siin samas jätkuvad. Tervitusi!